ma pean ütlema, ma Priidu vastu solvun, 4 aastat tagasi, kui ta Algorütmi alustas, ma soovitasin talle hästi palju inimesi siia ja nüüd 4 aastat hiljem, kui ma lõpuks siia saatesse satun, siis ta ise ei tulnud kohale. Tere taas Algorütmi lainele. Käes on 287. episood, mille toovad teieni Nortal, Patchstack ja Veriff. Ja täna ei tee tavapärast sissejuhatust mitte Priit, aga hoopis mina, Martin Kapp. Ja minuga on täna stuudios Eirik Jõgi. Et kuna meil on nüüd 3 saatejuhti, siis me saame ka Priidule võimaldada väikest pausi. Et tema on meil siin siuke suur eestvedaja olnud, aga see on täna siis paraku tema puhkab. Tänaseks teemaks on jälle üks pilvelugu. Et lähme kõrgetesse pilvedesse, uurime, kuidas sinna minna. Ja sellest siis räägivad meile täna LHV-st 2 härrat. Meil on stuudios külaliseks täna infrastruktuurijuht Kain Kalju ja tehnoloogia ja tooteranduse juht Mihkel Kasepuu. Tervist, härrad! Äkki alustame sellest, et meile meeldib ikkagi kuulata seda, et mis on siis teie taustad, et meie tiitlid on nüüd teada, need on ilusti ette loetud, aga räägime ka sellest siis, et mis mehed te siis õigupoolest olete, et mis te olete teinud kas LHV-s või ka võib-olla veidi enne? Teinud erinevaid serverteenuseid juba 30 aastat. Ise ka imestasin LinkedInist, vaatasin, arvutasin näppudel kokku. Et kunagi sai pikalt tehtud sellist otsimootorit nagu Neti.ee, siis sattusin Taxify'sse, millest hiljem sai Bolt ja siis pärast seda veel mõnest startupis sai läbi käidud ja lõpuks tänaseks olen maandunud LHV Panka. Ja siis pangas olen hetkel infrastruktuuri juht, ehk siis see tegelane, kes üritab meie serverinfrat sinna pilve suunas sikutada. Nimi on Mihkel, jah. Ma arvan, et välja võib tuua, et ma olen pikaajalise Nortali taustaga ja teinud siin erinevaid lõbusaid asju Nortalis, et seal on sees, ma arvan, mingi 20 erinevat projekti, nii rahvusvahelisi kui ka Eesti vaates tegevusi. Ja 8,5 aastast seal toimetasin väga pikaajalise ajalooga, enne seda ka erinevaid väikseid ärisid teinud siin ja käinud ka mingis teises pangas natukene praktikat saamas Swedis ja Mastimees olnud ja kõike muud sükest, et hästi siuke põnev ajalugu olnud tehnoloogia maastikul. Ja samuti siis siin nüüd vaikselt hakkab 2 aastat täis saama, et 2 aastat siis on LHV Panga vaates nagu toimetatud. Ja seal ka väga lõbus aeg on olnud, millest me siis tegelikult täna tahtsimegi juttu rääkima tulla, et kogu lugu ongi siis sellest, et natuke tahtsime nagu ülevaadet anda, et kui lõbus või keeruline on olnud siis ühe organisatsiooni nii organisatoorse muutmise kui ka siis tehnoloogilise edasiastumise vaates, kui keeruline on see pilve minek ikkagi samal ajal ja samal kui lõbus see ka võiks olla, eks ju, et see on siuke omaette journey meil olnud. Kas kaugel te selle protsessiga olete, et kas te praegu saate öelda, et see on juba nagu tegelikult tehtud, valmis, et alati kindlasti saab paremaks teha, aga kas see nagu üleminek on-premist pilve on nagu tehtud või kus te olete? Ta on ikkagi hetkel käimas olev protsess. Et võib-olla jah, sellest võib nagu hiljem nagu pikemalt rääkida, aga põhimõtteliselt me ei tee seda pilve minemist sellisel traditsioonilise lift and shift meetodil, kuigi ülejäänud selline teekond tundub olevat suhteliselt sarnane, mis erinevatel AWS-i konverentsidel võib kuulata, kus executive tüüpi inimestele räägitakse, et kuidas see pilve teekond käib ja kuidas seal tuleb selle teekonna käigus hästi palju inimest, kultuuri ja organisatsiooni muuta. Et need sammud tundub, et meil on täpselt nagu textbookist. Jah, ja kuidagi see nagu teekond ise nagu siuke omaette nagu lugu, et ma just naersin, et kui ma selle saatejaks valmistusin ja panin siin peatükke kokku, et sest tundus nagu siuke pool raamatulikku peatükkidega voor tuli kokku, et mingi 6 erinevast siuksest alamstoorist, mida nagu jälgides, mida me ise kõik läbi käisime, mis ilmselt ei ole ka kõik päris õpiku näited, aga ma avastasin meil äkki mõnes viisis on õpiku näited olnud, mis eduni viivad. See kõik hakkab ikkagi lõpuks kompetentsist, eks.
et eriti just selle sama cloud'i pildis, et kui kellelgi on mingi sorti vaade, kuidas modernses maailmas võiks asju teha, et siis kipub olema see, et kui sa sealt tuled, siis jube raske on tagasi minna, et sa tegelikult tahad selle sama asjaga edasi tegeleda. Ja aga no kui me nüüd lähme ütleme, et selle story päris algusesse, et okei, LHV, ma saan aru, oli omade serverite peal, kusagil võib-olla keldris jooksid või kust iganes, eks ole. Kust tuli see mõte või kust tuli see vajadus, ilmselt mingi vajadus pidi olema, et ega see niimoodi hobi korras sellist projekti ette ei võeta ilmselt. Et mis oli teie vajadus ja kuidas te otsustasite, et nii, nüüd me hakkame seda tegema ja nüüd me teemegi seda järsku? Võib-olla natuke taustast nii palju, et LHV on tegelikult grupp ettevõtteid, et meil on näiteks grupis 2 panka, meie Mihkliga oleme siis Eesti Pangast, mis on tegelikult grupi kõige suurem ettevõte, aga meie siis grupi teine pank, mis toimetab Inglismaal, nemad on täielikult juba AWS-i platvormil ja lisaks sellele on meil grupis väiksemaid ettevõtted nagu Paytech ja Kindlustus, kes samamoodi kasutavad AWS-i platvormi. Seega see nii-öelda AWS-i liikumine oli pangas ka juba aastaid nii-öelda eksisteerinud, ehk et initsiatiivgrupid olid olemas, inimesed nagu tahtsid teha, järjest kasvas see inimeste hulk, kes siis seda cloud'i vaimu nii-öelda nagu üritasid üleval hoida, aga kuidagi ei saadud nagu minema. Ja ilmselt mingil hetkel siis 2 aastat tagasi oligi kriitiline mass inimesi koos ja me kuidagi suutsime siis ka siis selles Eesti Pangas siis sinna cloud'i suunas liikuma hakata. Suures jah, see on nagu tegelikult nagu lõbus lugu ja nagu tarkvarans ikka, et iga asi nagu itereeritus nagu saab suurem mõõtmed iga natuke seda tagant. Aga jah, et mu esimene peatükk, millest ma siis eile seda asja siin koostades oli peatükk kompetents ja personal ja see hakkas tegelikult sellest nagu, kus võib öeldagi, et rääkisin, et olime siin 8,5 aastat Nortalis ja Kain oli siin Boltis ja muudes startupides toimetas, eks ju, et kuidas tegelikult, mida sul esimeseks sammuks cloudiks on vaja, et sa peab olema selline kriitiline mass nende kompetentsi, kes tegelikult hakkavad tekitama sellist igapäevast evangelismi. Ja ma olen ise nagu meie seda cloud'i teekonda rääkinud sellest, et me nagu hakkasime pihta ususektist ja me pidime muutuma religiooniks. Et see pidi, ja see on nagu omaette nagu lõbus teekond. Ja see tegelikult hakkas nagu tegelikult sellest, et näiteks kui ma ise LHV-sse sattusin, siis meid tegelikult kutsuti siin alguses nii-öelda konsultatsiooni ja varus appi. Olin Nortalist ära läinud ja see mõte oli siuke, et tule aita meil finantseerimisesse, me tahame koostada uue maailma arhitektuuri visiooni, et pank on siin ECB järelevalve all ja meil on riskiprotsesse vaja manageerida, meil on vaja võib-olla laenusüsteeme natukene optimeerida, etc. Ja siis ma koostasin ühe arhitektuuri visiooni. Ja see arhitektuuri visioon koosnes, ma arvan, ja ma koostasin seda päris mitme hulgal inimestega, ka väga paljud inimesed olid tegelikult uued. Ja see koosnes siukest, ma arvan, mingi 40 või 45 umbes siuksest erinevast süsteemi komponendist. Tol hetkel ma olin arhitekti rollis LHV-s, võib kokkuvõttes öelda, finantseerimise valdkonna arhitekti rollis. Kui ma nagu päriselt hakkasin nagu minema, vaatasime, et kuule, et hakkaks esimesi tegema ja esimesi nende rakenduste jaoks infrastruktuuri tellimusi nagu tegema, siis me saime aru, et kui suurel hulgal meil on tegelikult kasvuga tekkinud selliseid käsitööelemente, mida me paratamatult ei ole suhtunud ära automatiseerida. Et mis klassikaliselt LHV-ga juhtus, oli noored siuke industry standard, et väga suure kasvuga ettevõtte viimase 6 aasta jooksul, 200 inimesed ligi 1000, eks ju. Ja palju nendest on tehnoloogia inimesi? Täna meil on tootearenduses 241 kohta ja infrastruktuuris veel juures seal ka kohe ütleb mingi 20 ringis. Aga mis see ongi juhtunud, et tegelikult see infrastruktuuri osa, kus nii-öelda käsitsi seal Hyper-V peal nii-öelda VM-i jõudsustasime, eks ju, et see üksus nagu kippus nagu sama suureks jääma, samas kui tarkvararenduse nagu jõudu toodi nagu järjest rohkem. Ja selline Conway seaduslik nii-öelda probleem tekkis, et kui sul on nii-öelda palju uut koodi, mida sa toodad, kokkuvõtvalt võib öelda, samal ajal sul ei ole väga suurt infravõimekusi, et neid panna kohtu püsti uues vormis või siis väiksemate tükkidega, siis järelikult sul tekivad suuremad süsteemid. Kippus kogu see ökosüsteem järjest suurenema, andmebaasis suurenema, etc. Ja tegelikult ka kiirus nagu järjest jääb vähemaks ja suurem süsteemide haldamine teadupärast ikkagi arvestatavalt keerulisem. Ma võib-olla siis nagu muljetangi, et ma olin nagu probleemi otsa ja siis mingi, et meil tuli nagu päris nagu arvestatav uus probleem, et maailmas ikkagi nii-öelda
Tol hetkel, kui me tulime 23, siis AI oli pead tõstmas, ML oli pead tõstmas ja meil oli tegelikult vaja ühte AI või kategoriseerimise projekti nagu käivitada. Ja me nägime tegelikult valu selles, et seda on-prem infrastruktuuris teha on äärmiselt keeruline. Esmalt seda adaptiivsust selles ökosüsteemis pakkuda, kui kõik tegelikult tehnoloogiad, et unistus oli ikkagi mingid ML-mudelid jooksutada siin Amazon SageMakeriga, põhimõtteliselt kogu see mudelihaldus sinnapoole üles ehitada. Ja siis selle projekti vaatuses oligi mõte, et kuule olgu, et lähme siis kuidagi nagu tegema seda asja ja peaks seda tegema nagu kõigile ja alustades sellest nagu ühes projektist, see peaks olema selline minimaalne MVP. Ja kuidas ma ise ka mõtlesin, et kuidas sellega nagu minema hakata, et siis ma kuulsin ka Tartust, et kuskil meil on tulnud tööle mingi mees Boltist nimega Kain Kalju ja siis peatüki all on punkt, et me olime 2 töötaja 6. korrusel kohvi joomas ja mõlemad 6 aega tööl olnud ja küsisime kogu aeg, et kuidas see on-prem infrastruktuuri elu siin käib. Ja tegelikult meil nagu väga hea pilti LHV-st veel tol hetkel ei olnud, aga me umbes teadsime, mis nagu industry standardid me jälgida tahame. Ja sealt nagu hakkas meie ratas veerema selle cloudi migratsioonist. Nii ma saan aru, et teie teekonda vähemalt oli AWS-i suunal, eks ole, et tahtsin just küsida, et kuidas see teenusepakkujate valimine käis, aga ma saan aru, et see AI ja ML-i funktsionaalsus ise juba natukene nagu võib-olla tõmbas sinna poole äkki või? Võib-olla see ongi nagu siuke tore hetk võtta järgmine peatükk meile, milleks on siis organisatsioon, et meil ei ole nagu päris tavaline pank LHV. Et LHV-d on nagu, meil omaniku visioon on olnud LHV-st, mida on avalikult väljendanud, on siuke piraadilaevast, et olla natukene ambitsioonitukam kui siin kõrval olevad rootslased, näidata natuke teist imagot välja, pigem olla siuke startup-ilikum ja tootelikum. Ja tegelikult me oleme väga drivitud omaniku visioonist, et Rainil on siuke nagu uskumus, et sul ettevõte peab olema ikka igas võtmes agiilne ja või spordimeeskonnalik, et kui sul on meeskonnatöö väga tugev, see on sama tugev, kui su kõige nõrgim lüli või sul nagu nõrgim osapool ja antud juhul see võib-olla see infra natukene oli meil siin tootearenduses vaates, et selle hallatavus oli keeruline ja me ei suutnud ka ise seda väga hästi automatiseerida mingi viisi, et see cloudi minek oli väga loogiline teed. Kas ma võin siin natuke täpsusta seda, et ütled, et see infra hakkas teil jalgu jääma, et mis seal siis need nagu kitsaskohad oli või et mis see probleem oli, et võib-olla keegi teine tunneb ka ära nagu, et kas neil hetkel on nagu midagi sarnast või et mis need nii-öelda, mis olid siuksed lihtsad argumendid, mis te saite tuua, et näed, siis see laheneb või siuksed teemad? Paljud on sellised nagu ajaloolised põhjused, et kui ka teie saates on olnud küsimusi, et miks te olete valinud ühe või teise platvormi, siis enamjaolt platvormi valib see tüüp, kes kannab hiljem tiitlit CTO. Et tema oli see esimene arendaja, tema oskuste või tema kogemuse järgi lastus startup nii-öelda siis kujunes. Et LHV siis ütleme selle meie panga nii-öelda, kus meie töötame, mis on ka kõige nii-öelda siis vanem osa LHV-st, selle ajalugu läheb ikkagi 25 aastat tagasi. Meil täna tõenäoliselt on ka reaalselt programmikoodi, mis on umbes 20 aastat tagasi kirjutatud, täiesti käimas sellist legacy väljajuurimist teeme ka täna. Ja võib-olla üks nagu põhjus, miks me olime natukene nii-öelda kinni jooksnud, olid lihtsalt mineviku valikud, mis minevikus olid õiged, aga tänaseks päevaks enam mitte relevantsed. Näiteks üks selline valik oli Microsofti platvorm, ehk siis meie serverid olid Windowsi serverid, mis jooksutasid virtualiseerimisena Hyper-V'd ja meil ei olnud seda võimalus kaasaegselt IAC stiilis konfigureerida. Et me pidime seda sisuliselt manuaalselt tegema, et see oli üks probleem, millest me tahtsime vabaneda. Meil tegelikult oli aastaid tagasi oli juba plaan, et me vabaneme sellest niimoodi, et me kolime VMware'i peale, aga siis teadupärast osteti VMware ära ja ka tema nii-öelda siis selline tulevik muutus natukene ebakindlamaks ja me võtsime sellise julge otsuse vastu, et me paneme selle VMware'i nii-öelda migratsiooni või arendusprojekti ka kinni ja võtame veel julgema sammu ja lähme edasi siis otse nii-öelda AWS-i platvormile. Ehk siis me täna oleme nii-öelda otsustanud, et me ei hakka kasutama mitte ühtegi ise hallatavat virtualiseerimise komponenti, vaid
ostame selle täisteenusena sisse täpselt niimoodi, nagu meil on laptopid, et ei kujutaks ette, et me ostaksime barebone laptopi ja hakkaksime siis seda ise nullist installeerima. Et sa tahad ikkagi niimoodi, et sa võtad selle teenuse, teed kaane lahti ja hakkad tööd tegema, et me sooviksime serveritega täpselt sama saavutada ja pilveplatvormiga me seda niimoodi saavutamegi. Et võib-olla etterutates ütleb selle ära, et täna on selline meil natukene ajalooline päev, et meile tuli täna Tallinnasse ka füüsiline tükk Amazoni Cloudi, mida me paar tundi tagasi Mihkliga vaatamas käisime, kuidas seda konteinerist andmekeskusesse sisse viidi. Et jah, et see on nagu osa sellest nii-öelda otsusest vabaneda siis sellest, et me ise puutuksime kokku bare metal serveritega ja siis operatsioonisüsteemide ja virtualiseerimisplatvormiga, mis otse serverite peal käivad. Aga mis see tähendab, et füüsiline tükk Amazoni Cloudi, kas Amazon installis teile kuskile oma mingi node'i või mis see tähendab täpselt? Amazonil on siuke pakkumine nagu Amazon või AWS Outposts, kus nad tegelikult pakuvad siis nende enda komplekteeritud servereid, mille peal jooksevad ka mingi hulk piiratud tehnoloogiaid, nagu näiteks S3, RDS saab sinna käivitada, no EC2 ilmselgelt EKS saab jooksutada, ECS saab jooksutada. Load balancerid, osad. Ja EBS, eks ju, ja komplekteerib need ära, nii-öelda AWS ja Outpostina pakub siis selle serveri mingi sinu poolt valitud serveri majutuskeskkondas nii-öelda. Me oleme ka selle tee valinud, võime ka hiljem rääkida, miks nagu täpselt, aga mina ütleks võib-olla selle virtualiseerimise peale, et see tegelikult oligi nagu kõige nagu selgem valik, et miks nagu just AWS, et väga paljud on küsinud, et siin kõike sama suurte kolme vahel valides, eks ju, miks AWS, miks mitte Google, miks mitte Microsoft, eks ju, et me päriselt tegelikult seekord ei valinud neid ainult nagu teenuste pealt, vaid tegelikult see arendaja kogemus selle taustal oli meie jaoks ilmselt oluline. Ja teine vaade on ka siis nagu turvalisus ja AWS-i nagu suurim võit on ikkagi sama Nitro arhitektuuri baseeruv virtualiseerimine, eks ju, mis toimub riistvara tasemel. Ja seda on nagu hea selgitada nagu alates regulaatorist kuni ka tegelikult maja sees ka, et mida see tegelikult tähendab, et kuidas me tegelikult tagame ära selle, et pank on turvaline. AWS selles mõttes tegelikult kindlasti suurendab seda turvalisust. No võt siit tegelikult olekski minu järgmine küsimus olnud, et okei, noh, kui sul on füüsiliselt masinad oma majas või kus iganes nad on, eks ole, sul on seal mingisugune teatud turvalisus, teatud isolatsioon nagu tekitatud. Kuidas see AWS-i minek on, kas oli seal mingid probleeme ka näiteks, ütleme, seaduse või mingi turvalisuse või GDPR-i või Eesti mingisugune andmekaitseseaduse poole pealt? Vot jah, et see on nagu selles suhtes põnev osa jutust, eks ju, et pank on paratamatult regulatiivses järelevalves nagu väga kriitiline. Et võttes nii kas või Eestis nagu pildi, et selle kui meie hakkasime AWS-iga liituma, eks ju, siis Eesti oli väga selgelt elutähtsa teenuse osutamise vaates ennast ära piiranud ka Eesti pinnaga, eks ju, kus tänaseks on natuke nagu muutunud, sellest võime ka natuke hiljem rääkida, eks. Aga meil on nagu siuke mitu erinevat vaadet, mida me pidime ära lahendama. Et kui hakata nagu pihta, et miks jällegi nagu üldse cloudi minek ja miks me selle tee valisime ette, et siis 2023 aasta, võtame kas või geopoliitiline olukord, eks ju, meil on siin lärmakas naaber, siis meie ülesanne on ikkagi oma klientidele pakkuda nagu täielik usaldusteenust, ehk siis andmed peavad olema turvalised, mis iganes olukorras siin Eestis nagu juhtuma ega ei hakka ja pank on väga suur osa, me liigutame päris arvestatav hulgal kapitalisid läbi, mis mõjutab kogu Eesti majandust ja see on väga suur vastutus. Et tegelikult meie ülesanne oli nagu teha LHV nagu täielikult mobiilseks, ehk siis suhteliselt suva, kus asub ja meie andmed on igatpidi nagu varundatud, miks mitte ainult Euroopas, võib mõelda ka tänapäeval nagu kas üle maailma, eks ju. Ja see ülesanne oli selgelt laiemaks minna. Ja kui ma väga ausalt ütlen, siis minu meelest ka regulaatori vaade, me oleme täna ECB, ehk siis Euroopa Keskpanga järelevalve all, et nende pildis on ka see, et kuule rinderiik, et natukene varundus väljapool on hästi oluline, eurotsoon, etc. Ja kui võtta siis teistpidi, siis meil on samal ka Eesti Vabariik. Ja Eesti Vabariigis on samamoodi oluline Eesti Vabariigi jätkusuutlikkus. Ja meil on siin erinevaid nõude, mis tegelikult sarnanevad ka mõne riigiasutuse ökosüsteemiga, kus
sisuliselt meil on ülesanne ka saartalitluse vaates nii-öelda tagada teenuse jätkusuutlikkus. Et saartalitlus ehk siis, ma ei tea, tuleb üks Hiina tanker, jätab ankrut pikaks ajaks merre, ankur läheb katki, paneb järgmise ankur, jätab ikka pikaks ajaks merre ja sõidab kõik merekaablid katki, et kuidas me ellu jääme. Ja noh, kui need nagu regulatiivsed piirangud, seadusandlikud piirangud, enda vaade klientide vastu on kokkuvõtva, siis ma olen seda kirjeldanud kuidagi niimoodi, et kuidas me lähme pilve, et olla kiired, jäädes samal ajal Eestisse, et pakkuda ka nii seadusandlikku nagu tuge mitmel viisil ja noh, ikkagi jällegi viimase vaates ka nagu turvalisuse vaates, et olla samal ajal ka mitmes asukohas, et nagu see on lihtsalt tegelikult arhitektuurne challenge selle asja kõigi ümber. Ja noh, pangana meil on nagu kohustus nagu kõigel olla igal juhul vastavuses. Ja sellest nii-öelda tegelikult peab ütlema, et AWS-i valik on mineski mõttes nagu künnesse. Need võimalused nii oma ökosüsteemis, on-premise nii-öelda maailmas hakkama saada, kui ka siis cloudi nii-öelda asju laiali pilgutada nii regioonide kui availability zoonide vahel, noh, see on erakordne, eks. Ja see sama, millest siis Kain rääkis, eks ju, et meil on siis tänaseks AWS-i Outpost majas, eks ju, siis see nagu tegelikult annab meile ka nagu regulatiivse nii-öelda vastavuse ja võimaldab meil ka siin Eesti pinna siis tegelikult neid kriitilisi või ETO-protsesse jooksutada. Võib-olla korraks astuks nagu sammu tagasi, et kui inimesed kujutavad ette, et pank ja kelder ja raha ja nii edasi, et LHV pank ei ole selline pank, et meie pangas ei ole sularaha, röövlitel pole mõtet tulla, meil ei ole kusagil seifi, kus oleks paberid, ka meie serverid ei asu meie enda hoonete keldrites. See, mida meie nimetasime vanasti on-premiseks, see tegelikult oli loomulikult täiesti professionaalne Telko poolt pakutud andmekeskus, mida kasutasid ka teised kliendid, meie olime üks nendest. Sisuliselt me oleksime hea meelega kasutanud AWS-i andmekeskus, kui see oleks füüsiliselt Eestis, see lahendaks meil kohe probleemid ära, et kes on AWS-i cloudi kasutanud, see teab, et AWS-il on lisaks regioonidele selline nähtus nagu local zone ka olemas. Meie kõige lähem local zone on kahjuks Helsingis, see meil ei sobi selle sama seaduse nii-öelda varal siis. Ja see local zone on tegelikult neid sama outposte täis, ehk et tegelikult mida me siis tegime, me tõime lihtsalt nii-öelda väiksema osa nii-öelda sellest local zone'ist privaatselt endale täna Eestisse selleks, et lihtsalt puhtalt täita seadust. Et see seadus nii-öelda, et sa oled Eestis, et sa pead nagu saartalitust tegema, see kuidagi, ma arvan, et see tundub olevat selline nii-öelda vana aja mõtlemine ja tõenäoliselt see tänases maailmas ei tööta absoluutselt. Ma arvan, et on väga vähe infosüsteeme, mis on päriselt proovinud nii-öelda saartalitust, et me täna ikkagi kõik nii-öelda toetume internetile, me tegelikult ei oskagi isegi nii-öelda kokku lugeda kõik need võimalikud sõltuvused, mida me internetist igapäevaselt laeme, et selles mõttes see on selline helesinine unistus, mida me paraku nii-öelda seaduse mõistes peame täitma, aga see lihtsalt tegelikult raiskab laias laastus meie raha ja aega võib-olla. Huvitav, kas Eesti Vabariik suudaks kokku leppida üks kuupäev, kus nagu tehaksegi täielik riigi saartalituse test, nagu selles mõttes, et kõik asjad lülitatakse ümberringi välja ja proovitakse, et mis tegelikult tööle jääb, et see oleks päris põnev, aga ma kardan, et selle nagu juhtumise tõenäosus on vist nagu olematu. Et no võtame näiteks DNS-i, et kui me tahame nagu saartalitusega töötada, siis tegelikult see limiteerib ka ära juba DNS-i tsoonid, mida me üldse kasutada tohime. Et EE loomulikult on sellisel juhul lubatud, com, net, org samamoodi, kuna nende juurnimeserverite koopiad on Eestis olemas, aga EU näiteks ei tohiks sellisel juhul kasutusel olla, sest EU domeeni juurnimeserverid asuvad ainult 6 Euroopa riigis, millest mitte ükski ei ole Eesti. Seega, kui saartalitus, siis EU mitte. Et need hakkavad juba sellistest pisiasjadest pihta. Okei. Aga olete te üritanud ise nagu katsetada vähemalt, et kui te, ma ei tea, paned tulemüürid kõik asjad kinni, töötab teil süsteem? Ja selles mõttes meie kasutame mainitud e-domeeni siiamaani. Meiega interneti nii-öelda siis välisühendus on hetkel veel Tallinnas.
et mingil hetkel me ilmselt liigutame selle välismaale ja teeme siis nii-öelda valmisoleku ümberlülitamiseks. Et me oleme selle teekonna nii-öelda veel poole peal, aga ootame põnevusega. Ja, siuke test oleks äge küll, mis Eerik mainis, et näed, lülitame kas või ütleme 10 minutiks, ka vaatame, mis saama hakkab, mis Eesti teenused püsti jäävad, millised Eesti teenused. No teenused jäävad püsti küll, aga proovi näiteks pärast külma puuti uuesti püsti saada, et siis sa avastad, kui palju näiteks sul Kubernetese klastrist mingisugused imitsid, jumal teab, kust tulema peavad. Naljaka pooleks võib öelda, et siin Hispaania praegu katsetab sükest asja ka elektriga. Just täpselt. et selles... Et mul ühes startupis oli kolleeg, oli Iraanist ja tema nägi sellist olukorda, kus Iraani riik lülitas interneti paariks kuuks välja ja siis IT-inimesed põhimõtteliselt oma laptopidest korjasid kokku kõik võimalikke repositooriumeid, nii Linuxi omasid kui ka siis konteineri reposid, et siis teha siseriiklikud mirrorid, sest keegi ei olnud sellega arvestanud, et see lihtsalt päeva pealt internet ära kaob. Ja, kas meil on enam Linuxi mirroreid? Vahepeal siin olid mingid Ubuntu ja Debiani omad Eestis, eks ole, aga kas need veel toimivad või? Kui peaks vaja olema? Et minu ettepanek oleks võib-olla mõne Atakapsi raketi asemel lihtsalt fiiberoptilisi kaableid Soome ja Rootsi suunas juurde tõmmata. Aga võib-olla kui meie selle teekonna juurde veel nagu tagasi tulla, et ühesõnaga meil siis oli mingil hetkel oli koondunud selline kriitiline mass inimesi, kes nihelesid, et tahaks cloudi teha ja siis hakkasime tegelikult ka nagu juhtkonna poolt oli nagu selles mõttes selline soov olemas, et kõikidel oli selline nii-öelda nagu momentum ja vaikselt tekkinud ja oli vaja lihtsalt kedagi siis Mihkel nii-öelda tavapäraselt ütleb selle kohta, et tanki panna. Et siis tegelikult ma ütleks, et meid Mihkliga pandigi mõnes mõttes nagu tanki. Et me olime siis alguses insenerid mõlemad ja tanki panemine tähendas siis seda, et me olime selles mõttes ise ka süüdi, et me tõstsime käe, et me oleme nõus, et siis, et meid tanki pandaks ja võtsime siis selle nii-öelda vastutuse olla siis oma allüksuse juht ja siis sinna cloudi suunas seda vankrit vedada. Mis selle vankri vedamisel siis ongi olnud nagu või isegi kõige töömahukam või kõige raskem nagu, et kas, ma ei tea, arenduse poole pealt või tõenäoliselt kui see buy-in oli olemas juba, et inimesi veenda väga ei olnud vaja, et siis see oli kuskil mujal järelikult see raskuskohta. Ei, veenda ikka oli vaja. Tulles tagasi selle jutu algus juurde, et nagu ma ütlesin, et kui me alustasime cloudiga pihta, siis me tol hetkel olime 2 inseneri ja kui me kasvasime siin juhiks võiks nii-öelda ja võtsime nagu arvestatav hulgal vastutust, eks ju, siis oli ka meie ülesanne selle laeva tüürida sellisel viisil, et sellest ühe projekti ülesandest lõpuks oli nagu kogu panga transformatsioon ja vaade, mida me tegelikult tahame selle aastaga ühele poole teha. Ja see oli alles nagu 1,5 aastat tagasi, kui me selle asjaga minema hakkasime sellisel viisil. Ja ma ütleksin niipidi, et see asi hakkab nagu isegi võib-olla veel primitiivsematest asjadest. Et esimene asi oli see, et tegelikult meil oli armastatav usaldust antud ja üpris võimatu on teha cloud migratsiooni ilma juhatuse või managerial supportita, et meil on väga kõva CEO Kadri, eks ju, kes tegelikult andis meile usalduse liikuma hakata, et liigutage, eks ju, meie CFO andis meile nagu mingi pildi eelarvelisest võimekusest, eks ju, kus me saame nagu aru ja siis sellest vaatest nii-öelda kõik see kompott kokku võtta, pluss see, et omaniku ootus on ikkagi olla selge inseneri ettevõtte põhimõtteliselt, siis põhimõtteliselt selle ratta käima vaatas vinklist me hakkasimegi ehitama seda ususektist religiooni minemise nagu teekonda ja see kommunikatsioon selleks, et organisatsiooni alainida selleks, et jah, me lähmegi AWS-i, jah, me teeme, on võib-olla kõige raskem ja kõige olulisem samm. Sest kui sa, põhimõtteliselt mida see tähendab, siis see, et sa pead suutma kõik need 300 inimest tegelikult selles suunas tööle panna. Ja miks ma ütlen alati, et see on väga huvitav vaade, et siin alati, mul isa on alati teinud sellist põnevat nalja, kui sa teed insenerist juhi, et siis kas ettevõte kaotab hea inseneri, saab kehva juhi või selliseid nalju. Aga mina nüüd tagasi vaates ütleksin niipidi, et tegelikult seda sorti juhtimist saab teha ainult väga tugeva tehnilise kompetentsiga. Ehk siis sa oskad tüürida mingit sorti tunnetuse poole või ütleme mingit sorti printsiibi poole.
ja mida sa soovid saavutada ja sa mõtled selle peale kui lõppkasutajast, kui selle sama inseneri näiteks ja siis samal ajal seda, mida see insener suudab siis välja pakkuda tootepõhiselt. Ja sellest vaatevinks ma arvan, et LHV on päris erilises kohas täna, eks ju, et me liigume nagu arvestatava nii-öelda tempoga. Ja noh, ma arvan, et see organisatsiooni kultuuri switch käis sellega nagu kaasas, eks ju, et ja mis on toonud meile nagu täiesti teistsuguste näodega inimesi sisse ja täiesti teistsuguseid juhtimisstruktuure. Et noh, nagu ma enne rääkisin, et mina tulin arhitektuurivisiooni koostama, eks ju, siis selle hetke, kui juhtimine üle kandus, siis tegelikult me tegime kõik tootevaldkonnad seda järsku. Ja meie arhitekti rollil tekkis nagu väga suur vastutuslik nagu pilt. Ja üldse arhitekti rolli nii-öelda sellise viisi kujundamine oli nagu väga oluline. Ja meil ongi täna siis nii-öelda siuke arhitektide kogukond tekkinud, eks ju, kutsume seda techboardiks, kus on siis nii-öelda üle silode nii-öelda rahvad koos infrastruktuuris kuni tootevaldkonnadeni. Ja noh, nende kõigi ülesanne on tegelikult hästi lihtne, hoida LHV ratast nagu veeremas kogu aeg, võimalikult kiirena, teha selle hulgas isegi mitte nii väga nagu koostööd, aga just peab pakkuda nagu kõige paremaid lahendusi selles vaates. Ja noh, see inimeste kompetents, mis seal alla meil on nagu tehtud äärmiselt kirju, eks ju, et esmalt LHV ise, et meil on siuke väga arvestatav hulga nende mahtude ja maksete ja siuke finantsökosüsteemi kompetentsi, siis noh, mina tulin konkreetse software house'ist näiteks, eks ju, Kain tuli Boltist, meil tuli arvestatav hulgal kaaslasi kaasa sellega, kes on nagu harjunud mingil viisil tööd tegema. Meil on reaalselt rahvusvahelist kogemust täna majas, eks ju, kes on tulnud siin Hispaania andmeökosüsteemidest ja ehitab meie tänast data arhitektuuri ja see nagu kõik on nagu seesama lõvi osa inimesi, kes selle cloudi transformatsiooni täna võimaldavad, sest me oleme harjunud sellel viisil töötama ja tänu sellele tekitame ka seda evangelismi nii-öelda tehnikute vaates, mille tõttu siis see sektiks, religiooniks liikumine on täitsa võimalik. Ja noh, tänaseks ma juba julgeksin öelda, et meil pigem on religioon, et 2024 aasta maikuus, kui me siin regulatiivses vormis ECB jaoks ja üldse ka enda nii-öelda panga nii-öelda tehnilise võimekuse jaoks tegelikult cloudi esimest korda ära legaliseerisime, siis tegelikult kõik meie uued live deployment'id ja kõik on AWS-i põhised olnud, mis on siit läinud, ja noh, need ei ole siis nii-öelda need etorakendustega siin laenu ja muu ökosüsteemi nii-öelda võimendamiseks. Ja on siin mikrosüsteemide põhiseid, on siin täiesti nii-öelda serverist lahendusi ja neid tuleb nagu seini pärast vihma. Et see tempo kasv oli päris märgatav. Ja vot see on see, mida see cloud pakub, aga see vundament selle asja loomiseks on hakkab tegelikult ikka very top, põhimõtteliselt meie puhul siin omaniku ja panga juhist nagu pihta, eks ju. Ja see usaldus hakkab sealt ja see on see kõige alus. Mainisid enne just, et see on justkui nagu siukse religiooni loomine, mis tähendab nüüd, et sa viitad sellele, et eks ole, et ka arendajad pidid oma protsessides omajagu teistmoodi mõtlema hakkama, eks ole. Et noh, et me võime cloudi minemist öelda ka lihtsalt seda, et me kasutame oma VM-ide asemel, kasutame AWS-i VM-e, noh, nagu nii ongi, on ju. Mida see nagu tegelikult siis, nagu mis muudatused veel sellega nagu siis kaasa tulid? Et oli teil Docker enne, Kubernetes enne, mis teil oli enne, sa ütlesid juba, et virtualiseerimiskiht oli Windowsi masinate peal, eks ole. Mis siis nagu tegelikult on muutuma hakanud sellest hetkest? Tegelikult võib-olla peaks natuke seda nagu turvavaadet nagu natuke nagu või ka siis seda sama küsimusele vastama, et mis see nagu kõige raskem oli, et ühesõnaga meil olid tekkinud juba hulk inimesi, kes soovisid cloudi suunas liikuda, soovisid erinevad tehnoloogiat kasutada, aga me olime siis nii-öelda kinni selles vanas maailmas ja ma juhin tähelepanu, et meil on tegemist finantsasutusega ehk et meie võib-olla esimese aasta kõige suurem challenge oli tegelikult, et Mihkel üldse ja siis selle nii-öelda laiema pundiga aru saada, et mida me tegelikult üldse tegema peame selles mõttes, et selleks, et panka nii-öelda cloudi viia, see ei ole nagu startup, et lihtsalt tehniline probleem, et teeme ära, tuleme kokku techboardis arutame ja homme hakkame koodima, on ju. Et see tegelikult tähendab tohutu hulga kooskõlastusi. Selles mõttes me oleme kõvasti või tugevalt reguleeritud ettevõtte, ilma regulaatorite nõusolekuta me tegelikult mitte midagi nagu teha ei tohiks. Et
Et sisuliselt ma ütleks seda, et üks esimene aasta kulus hästi palju tööd selles osas, et saada aru, mida täpselt nagu regulatsioonide vaates on vaja teha. Meil oli vaja võita usaldust nii-öelda erinevatel inimestel. Mul on nagu klassika, mida ma ise nagu nii-öelda mõnikord nagu naljana räägin, on see, et meil on siis erinevad nagu finantsasutustes ikka, sul on selline nagu kaitseliinide süsteem ja siis me üks selline nii-öelda mitte finantsriskide vaade on andmekaitse ja siis minu andmekaitse siis allüksusega kohtumisel teen oma presentatsiooni ära, tutvustan, räägin, milline see cloudi platvorm välja näeb ja kuidas see töötab ja siis tuleb mulle küsimus, et aga Kain, aga miks me sind uskuma peaksime? Ma ei osanud selle nagu midagi vastata, et ei peagi, et ma andsin nüüd kõik materjali üle, et võite internetist nüüd ise kontrollida. Et see näiteks mulle tundus, et see minema saamine tegelikult oligi võib-olla natuke sellest kinni, et ei olnud keegi, kes oleks usutavalt ja veenvalt nii-öelda ära selgitanud, kuidas see cloud on turvalisem kui nii-öelda on-prem. Ehk siis inimeste selline nagu tavapärane vaade on see, et kui see server on mul siin keldris ja ma näen teda, siis ta on turvaline, sest ma tean, et seal tema ümber ei toimeta pahad tegelased, kes seda andmeid tahaksid panna, USB pulkasid sisse toppida või mida iganes. Et tegelikult olgem ausad, tänases maailmas on AWS platvormina ilmselt kõige turvalisem, mida sa saaksid kasutada. Et just tulles tagasi selle virtualiseerimise juurde, et kui me kasutasime nii-öelda telko poolt pakutud serveriruumi, kasutasime ka nii-öelda partnerid, kes siis aitas meil neid servereid hallata, siis lõppkokkuvõttes oli selline klassikaline virtualiseerimine, mis tähendas seda, et kui sul oli serverisse administraatori ligipääs, siis tegelikult sa võisid minna andmebaasi ja kopeerida andmeid. Siis AWS-is tehnoloogiliselt selline asi ei ole võimalik. Selle mainitud AWS-i Nitro virtualiseerimisplatvormi tõttu, et AWS-i töötajatel ei ole võimalus sinu virtuaalmasinatesse sisse saada, ligi pääseda, kui sa ise seda ei soovi, ehk et sa kliendina peaksid neile selle ligipääsu explicit'i andma, ehk et sa saad enda kliendi nii-öelda keys ära krüpteerida ja salastada kõik oma toimingud ja andmed. Et see oli nagu üks selline, mulle tundus, et nagu murdepunkt, et kui sai tehtud selliseid nii-öelda tech-talk'e siin erinevate tarkvarainseneridele, või siis tegelikult siis tech-liididele, et siis käis see nagu see krõks nii-öelda ära, et inimesed said aru, et tegelikult tõepoolest, et see AWS-i platvorm on tunduvalt turvalisem kui see, mida me täna teeme. Ja siis meil juba aastaid oli arendatud Kubernetese platvormi, ehk et meil oli soov kolida klassikalisest virtuaalmasinast siis Kubernetesesse. Me kasutasime küll nii-öelda läbisegi nii klassikalisel viisil tarkvara jooksutamist virtuaalmasinates kui ka konteinerites jooksutamist, aga me ei kasutanud veel Kubernetest. Ja võib-olla, kes on proovinud Kubernetest nii-öelda on-premise teha, see teab seda, et see on tegelikult neetult raske. Et sul ei ole neid lisafiatuure, sul ei ole võimalus Kubernetesel tellida hõlpsalt load balancer'e ja eriti keeruline teema on storage, et kuidas sa saad endale block storage'i selleks, et neid nii-öelda PVC volume sinna klastri sisse teha. Et me kasutasime loomulikult samamoodi siis Rancherit ja ehitasime need klastreid ka on-premise, aga me ei suutnud mõistlikku storage'it välja valida, ehk et ei Longhorn ega Ceph põhimõtteliselt ei sobinud, eriti kui sa oled kunagi nagu näinud Cloudi EBS-i storage'it ja tema töökindlus, siis sa saad aru, et see ei ole nagu mõistlik aseaine ja see oli ka üks selline punkt, kus meil õnnestus siis juhtkond ära veenda, et me peame tegelikult kogu selle vana crap'i minema viskama ja minema siis tõesti sellise 2020 tehnoloogia peale, kus me võtame endale majja või rendime endale räki, kus virtualiseerimine on meil juba ära tehtud, block storage on seal olemas, me lihtsalt saame seal IAC stiilis installeerida Kubernetese klastri ja see töötab
töötab samamoodi nagu cloud'is, ehk et me ei pea nii-öelda hoidma erinevaid insenere, me ei pea nii-öelda erinevat teadmust majas sees hoidma, kui me kasutame nii-öelda, kui me jooksutame workload'i kas siis AWS-i regioonis või siis Tallinnas siis selleks, et seaduse vajalikke nii-öelda nõudeid täita. Ja sealt see nagu vaikselt nii-öelda pihta hakkas, ehk et me saime nii-öelda siis selle nõusoleku, et jah, me liigume cloud'i ja järgmisena siis meile tehti ülesandeks, et okei, et nüüd on vaja siis ka siis nii-öelda bürokraatia ja paberi pool nii-öelda siis korda saada. Ja see oli ka üks selline asi, mis meil nagu paralleelselt nagu päris palju aega nii-öelda võttis. Aga mul sellega tekkis küsimus, eks ole, et okei, teile toodi nüüd kohale siia siuke, Eestisse siis Tallinnasse, siia see outpost on ju, pandi püsti. Kuidas, kas selles mõttes, et see outpost on ikkagi Amazoni enda kuskil valduses või kuidas selle süsteemi uuendamine toimub, sellepärast et ta seda ju päris isoleerida ju ka ei saa, sest muidu ta jääks ju. Ei no sisuliselt on ta lihtsalt täiskomplekteeritud räkk, et saabus kastis, lükati asukohta, kruuiti põranda külge kinni ja pandi 3 paari juhtmeid külge ja lülitati sisse ja põhimõtteliselt jah, meil oli selles mõttes võrgu ettevalmistus juba tehtud, et see räkk ise nii-öelda ühendub tagasi siis AWS-i regiooni ja regioonis siis ühendub meie AWS-i konto külge ja ta tekitab ka virtuaalse võrgu siis, ta pikendab tegelikult AWS-i VPC-d Tallinnasse. Aga see on ka, sellega ka üks naljakas asi, et tegelikult meil on nagu üsna selline äge võrk, et meil on üsna nii-öelda võimekad tulemüürid ja ruuterid, ehk et meie võrk tegelikult püsib juba täna koos PGP dünaamilise ruutinguga ja sisuliselt see Tallinnas olev outpost on samamoodi PGP-ga meie võrgu küljes ja me lisaks sellele me eelmine aasta ehitasime välja migratsiooni jaoks otseühendus Stockholmi regiooniga Direct Connecti näol, ehk et me nagu idee oli tegelikult see, et me ei saa, meie asutus on nagu piisavalt suur, meil on ikkagi sadades virtuaalservereid, et neid ära kolida sellise lühikese ajavahemikuga lihtsalt ei ole võimalik. Ehk et meie migratsioon on selline pikk protsess, mis vältab aasta või võib-olla isegi kauem, kui me viimaseid otseseid arvestame, siis see tähendab seda, et me tegelikult esimese sammuna hakkasimegi ehitama nii-öelda siis sellist võrku, mis oleks üle riikide, et kui siiamaani me nii-öelda siis serverite sisevõrk oli üle 3 Tallinna andmekeskuse, siis pärast AWS-i Direct Connecti ehitamist sisuliselt me laiendasime sellega siis AWS-i regiooni, kus ta siis samamoodi on üle 3 erineva andmekeskuse. Et see oli nagu tegelikult jah, samm number 1, et pärast seda me saime hakata arendajatel lubama juba erinevaid rakendusi siis AWS-i regiooni deployda. Ja võib-olla tegelikult ka meie eelis oli see, et meil oli tegelikult päris mitmed inimesed, kes olid erinevates ettevõtetes cloud'i teinud, et me päris ei alustanud nullist, kui tegelikult me ise nagu nalja visanud seda, et kui keegi meie nii-öelda cloud'i arvet peaks vaatama, siis see on täielik anomaalia, et me kulutame väga palju nii-öelda raha igasugustele muudele asjadele, mis ei ole compute. Et näiteks see sama võrk, et kuna me oleme finantsasutus, siis me võtame seda turvalisust nii-öelda väga tõsiselt, et cloud'i nii-öelda minemise kõige esimene nii-öelda siis selline lubadus selleks, et igasugused järelevalvajad, nii ettevõtte sisesed kui muud oleksid nii-öelda nõus ja usuks, et me seda kõike turvaliselt teeme ja järgmisel päeval, kui keegi on S3 paketi kasutusele võtnud, ei leki kõik andmed internetti, me siis andsime lubaduse ja ehitasime siis ka päriselt tehniliselt niimoodi, et see AWS-i regioonis olevad ressursid on tegelikult nagu meie sisevõrgus. Ehk et me isoleerisime ära igat moodi need internetist. Et tegelikult see on üks asi, mida inimesed võib-olla päris täpselt nagu ei mõtle või ei mõista, et kui keegi ütleb neile avalik cloud, et siis mõeldakse, et
need on mingid ressursid, mis on lihtsalt internetist kättesaadavad pilla-palla, et tegelikult tänane selline avalik cloud on ju pigem selline nii-öelda privaatne cloud ehk et see põhi nii-öelda siis see võimsus või see võimekus, mida sa siis ettevõttena sealt hangid, ongi see võimekus ehitada endale üks väga võimas sisevõrk, kus on hästi palju erinevaid komponente, nii võrgukomponente kui ka siis arvutuskomponente ja sa saad seda teha täiesti internetist isoleeritult ja täiesti turvaliselt. Et see oli siis tegelikult meie esimene samm, kuidas see uks sinna nii-öelda cloudi suunas avada. Ja võib-olla, miks me veel teistmoodi tegime, kui tavapäraselt nagu ikka, et krediitkaart, sa teed ühe konto ja siis hakkad sinna võib-olla IAM-i kasutajaid tegema ja nii edasi. Nagu mainitud, meil on inimesed, kes on võib-olla juba 10 aastat cloudi teinud, siis me teadsime, et nüüd on me Enterprise'i viime cloudi, siis me ei alusta kohe mitte ühe kontoga. Et meil on neid kontosid tegelikult juba täna mingisugune 50 tükki ja meil on ka maksvaid kontosid 4 tükki erinevatel põhjustel. Et me selles mõttes kasutame seda nii-öelda cloudi võimekust täielikult enterprise stiilis ära, kus erinevad siis nii allüksused kui erinevad ressursid on ära jagatud erinevatel kontodel on erinevad võrgud on internetist isoleeritud, võrk on samas nii-öelda tsentraalseks kokku toodud, ehk siis interneti pääseb küll, aga läbi tsentraalsete tulemüüride ja siis samal ajal siis tegelikult internet on, või siis see sisevõrk on ühendatud nii Tallinna andmekeskustega kui ka tegelikult meie enda kontoriga, ehk et me oleme nii-öelda siis nalja visanud see, et me HR-il unustasime ütlemata, et kui nad uploadivad CV-sid HiBobi taga olevasse S3 paketisse, siis tegelikult see ei käi üle interneti, vaid see käib samamoodi meie sisevõrgust üle Direct Connecti, maabub S3 paketis ja igati turvaliselt. Suures võib-olla jah, et lisada, et meie esialgne mõte oli või unistus Kainiga, mida me oleme siiamaani visioonina hoidnud, oli unistus platvorm engineeringust. Ehk siis nagu meie kogu ökosüsteem peaks olema võimalikult hästi platvormina kasutusele antav ja siis inseneridele nii-öelda kättesaadavaks tehtav. Ja see tähendas ka nagu omajagu organisatsiooni muutumist, ehk näiteks me tegime DevOpsi rollid lähedale ja andsime neile ka võimaluse, et nii-öelda valdkondadel tegelikult oma infra provisioneerima hakata, eks ju, teatud nii-öelda patternite alusel, mida me siis täna siis põhimõtteliselt võime kutsuda platvormiks. Aga kogu selle perimeetri kaitsmisega on see ainukesel viisil võimalik, et sa tead, et see on nii-öelda arendaja safe, eks ju, et sul on kõik ökosüsteem on nii-öelda standardiseeritud, tead, et sult sealt ei leki ja siis kui sul tahad mingid erisust teha, siis sul peab olema kas 4 silma printsiip või repopõhiliselt nagu hallatav, et sellega tagad ära selle skaleeritavuse. Ja võib-olla see üks punkt veel, et me rääksime juba palju Kubernetesest, eks ju, et miks meie jaoks Kubernetes on maru oluline, siis see, et kui võtta jällegi see regulatiivne maailma juurde, siis Kubernetes võimaldab meil olla tegelikult LHV-ga mobiilne ja meie eesmärk ongi olla mobiilne. Kui võtta see regulatiivne maailm täna ka tariifisõda käib kuskil, eks, et selleks, et me oleksime igal juhul riskide mõttes maandatud, siis kui meil on vaja täna mingi Kubernetes kuskil mujale püsti panna, siis me teame, et me suudame selle asja peale teha lift and shift. Ja selle põhiselt me tegelikult printsiibis soovime nii-öelda eksisteerida. Ja samamoodi, kui me peaksime tulevikus, tuleb ECV, ütleb, et tegelikult me ei taha, et oleks piisavalt suur kontsentratsioonirisk vastu ühte nii-öelda cloudi providerit, et siis meil on ka võimalus tegelikult ka hübriidselt nii-öelda läheneda ökosüsteemile ja tegelikult öelda LHV, et LHV võib olla ka tänaseks näiteks Microsoftis kuskil Soomes ja üldse nagu minu unistus on see, et kõige parem turvalisus, nagu ma rääkisin, on nagu paljusus, ehk siis samamoodi nii võrkudega, siis tegelikult sama võiks olla ka LHV-ga, et ülesanne on LHV ikkagi mööda Euroopat või miks ka mitte üle maailma tegelikult laiali pilluda, nii et sellel infrastruktuuril tegelikult sisuliselt on kodumaa ja on väga palju kodumaid. Et ma lisaks sulle seda jah, et tegelikult see maailm, kus me nagu tuleme või siis mis oli enne meid, sarnanes sellisele klassikalisele olukorrale, kus sul olid arendajad ja ops oli täielikult lahus. Mõlemad allüksused toimetasid nii-öelda omasoodu ja siis tegelikult Mihkli siis see probleem, millega ta minu juurde kunagi paar aastat tagasi tuli, oligi see, et kuulad, et ta
ta mitu kuud ootab virtuaalservereid, et ta on kuulnud, et see võtab kohutavalt palju aega, et miks see nii on. Ja sisuliselt siis tegelikult pärast seda, kui mina käe tõstsin, et okei, et teeks siis platvormi, siis minu tegelikult see ülesanne ongi olnud see, et kuidas tappa ära see nii-öelda käsitöö, mis tohutu palju nii-öelda aega võtab ja tundus loogiline, et vaatad maailmas ringi, et mida me siis nii-öelda teha saaksime kaasaegselt, et nüüd, kus meile anti nii-öelda võimalus see arenguhüppe teha ja tundus, et me peaksime platvorm engineeringut tegema. Ja see tähendab siis nagu mida või sellised nagu huvitavaid ka kilde nii-öelda, et see nagu meie otsustusprotsess, et okei, et me tegelikult olime juba otsustanud ära, et Kubernetese peale me nii-öelda liigume, aga siis, et vahepealsel ajal on sul vaja ka nii-öelda siis seda vana süsteemi elus hoida, pluss siis see, et sul on vaja seda visiooni, et mida me täpselt nii-öelda siis muudatuse käigus teeme. Et näiteks meil on me järjekordselt nii-öelda finantsasutusena nii-öelda väga täpselt nii-öelda jälgime turvanõudeid. Üks turvanõue võib-olla me võtame natuke tõsisemalt kui mõni teine, on see, et sa teed kõikvõimalikke uuendusi nii-öelda kõikvõimalikele süsteemidele, mis sul on perioodiliselt ja nii edasi, aga see tegelikult on tohutu ajakulukas. Et näiteks Kubernetes annab meile sellise võimaluse või siis see visioon oligi see, et tapame ära nii-öelda serverid, kus on pakid ja mida peab uuendama. Et miks me, kui me Kubernetese peale lähme, et võtame sinna alla siis sellise operatsioonisüsteemi, kus ei ole enam pakke, ehk siis AWS-i puhul Bedrocki, või tähendab mitte Bedrocki, vaid Bottlerocketi ja siis see probleem lihtsalt kaob nagu laualt ära. Ehk et sa hakkad muud asju tegema, sest sul ei ole enam võimalus serverit patchida. Et päris paljud nii-öelda otsused on umbes nii-öelda sellisel kujul nagu sündinud, et okei, et kuidas me selle transformatsiooni teeme, aga prooviks teha niimoodi, et me seda vana asja üldse enam ei tee. Ja see samas nii-öelda AWS-i Outposti idee oli tegelikult sama, et mis oleks, kui me ei haldakski enam servereid. Nad lihtsalt töötavad. Ja et see ongi see sama evangelismi osa, eks ju, et sa muudad tegelikult tööpõhimõtet igapäevaselt, eks ju, see on nagu tegelikult transformeerinud meie päris hulga, et me nagu ütlen ka, et siin värbamis on aega kuulnud, et inimesed ütlevad, et tulevad nagu panka tööle, aga kui see ökosüsteem on tegelikult hoopis teistsugune, meil on täna AWS-is näiteks täiesti avalik learning konto, mida me anname kõikidele insenerile kasutada, et nagu kuulge, minge proovige, lõhkuge, eks ju, et saage kasutusele, eks ju. Ja siin control tower'iga, kui vaatame meie kulusid, eks ju, teie üles on katsetada tehnoloogiat ja saada selles mõttes nagu paremaks, eks ju. Meil on Outpost majas, eks ju, meil tegelikult on täna DevOpsit täna pildis, kus me seal dev-testi kui ka proodine välja tegelikult oskame nii-öelda segregation of duties ja kõige muu vaates tegelikult nagu tagada ära nii-öelda ligipääsu ja agiilsuse kogu tarkvaranduse protsessis, eks ju. Pluss siis see, et tänapäeval nagu AI tööriistade pildis, eks ju, et siis see annab sellele võimaluse inseneril nagu unistama hakata, et ta ei ole nagu piiratud, et ta ei oota kunagi telefoni, et meil on keegi tõsta toru, et kuule, et nüüd saate oma serverit, ma ei tea, mine nüüd peale, eks ju, siis ta kogu energia kokku läheb, vaid ta on kogu pidevalt liikuv ratas. Et selles mõttes jah, et ma arvan, et see andis meile tegelikult nagu Eesti turul sellise nagu põneva koha, eks ju, et meil on võimalus olla nii-öelda startupist pank, tahaks öelda, et see platvorm engineeringu põhimõte on väga õige olnud ja arenduskiirus minu meelest ka selle kolimise vaates ainult nagu kasvab, eks ju. Ja kui sa enne, Martin, küsisid, et mis sa siis arendaja siis enne arv, siis tegelikult minu ülesanne oligi saada insener unistama uuesti. Et tead, et saab teha, et me ei pea ootama 2 kuud mingit VM-i kuskilt nurgast, tead, et nagu seal on Terraform ja et sa teed otsete passi ja kui sul on vaja, siis meil on siin need 2 inimest teevad selle CR-i selle peale ja me saame selle asja üles, eks ole, tööle, ja tänaseks on GitHub Copilot agent moodiga, sa saad seal ilmselt ise juba enam-vähem suhteliselt vormi, eks. Et see on andnud sellise päris suure nii-öelda ärilise võimekuse meile juurde ja väga lõbus on. Ja seda on tunda siis nagu ka nüüd juba, et isegi kui te ei ole veel teed ära lõpetanud, et seda entusiasmi ja kõike. Ma ütlen, et entusiasmi täna nagu jagub, meie tee on tegelikult täna selles vaatevinklis, meie eesmärk on selle aastaga saada see nii-öelda lõviosana minema ja täna on siis aasta poole peal, ma ütleksin, et me oleme ka nagu grand scale nagu poole peal, eks ju, et meil on siin
seismine deployment'i jagu asju, mida tegelikult me peame nüüd hakkama targalt üle tõstma ja noh, panga mõttes, mis on LHV pangas nagu harukordne olukord on see, et me sellist klassikalises mõttes pangandus legacy't ei ole. Et kuigi me ise nagu kutsume enda asju mingis vaadates legacy'ks, aga kui võttes ikka maailma mastaabis asi ja noh, ma ei tea, ABS Reinventili kõrti ka välja, et teate, et siin noh, kuskil Coboli arendajaid keldris ei ole, eks ju, et nemad seal pakkusid mingi TAI tööriist, et sealt IBM-i sellest, issand jumal, öelge nüüd ära, mis see kord tema tore asi on, aga Mainframe. ei, mitte OpenShiftist, või ma räägin sellest SAP või? No igasugu muid kohutavaid asju, meil tegelikult neid ei ole. Ma ütleks, et organisatsiooni poole pealt oli tegelikult üks hästi suur muudatus oli see, et jälle võib-olla siis seda aru saada, et kus me tuleme, et meil oli siis laias laastus nii-öelda arendusallüksus ja haldusallüksus ja noh, selline klassikaline skeem, et sul arendus arendab toote valmis, viskab kell 5 õhtul ta üle aia ja siis läheb koju ära. Ja siis operations siis haldab, operations'il on omad monitooringud, mis helistavad, näitavad pilti ja nii edasi, et siis me oleme seda maailmat nii-öelda nagu ümber keeramas niimoodi, et üks asi, mis me eelmine aasta juurutasime, mis tundus nii-öelda alguses nii-öelda ulme, oli siis Prometheus või siis selline Open Telemetry tüüpi meetrika üle ettevõtte ja arendasime seda täpselt siis sellise nii-öelda platvormi põhimõttel, ehitasime Mimiri klastri, ehitasime scraperid, mida me saame erinevates klastri osades nii-öelda laiali panna, ehk siis ehitasime valmis ökosüsteemi, mis kogub kokku meetrika. Teisel pool otsas on sul siis Grafana serverid, kus siis multitenantsiga on võimalus tiimidel neid meetrikaid siis kokku panna, ehk siis visioon oli selline, et tiimid eksportige enda rakendustest meetrikat, teisel pool otsas on tööriist, kus te saate dashboard'e teha ja teie ei pea mõtlema, kuidas see meetrika kokku kogutakse, kuidas seda hoitakse ja nii edasi. Ehk et on nii-öelda nagu off-the-shelf teenus ja täpselt sama põhimõttega me liigume Kubernetesesse, ehk siis tiimid, kes oma rakenduse Kubernetesesse toovad, need võtavad ka selle nii-öelda migratsiooni käigus ownership'i, et kui vanasti oli ownership lõppes sellega, et Giti repos pipeline lõpetas rohelise okeiga, siis nüüd on nende tiimi liikmed, tiimi liige ka DevOps insener, kes siis tegelikult nagu jälgib seda, et kas see rakendus ka päriselt tööle läks, mis selle rakendusega toimub, kas selle rakenduse konteineril on piisavalt CPU-d, mälu ja nii edasi limitidena pandud, ehk siis minu tiim tegelikult hoolitseb ainult selle eest, et võrk töötaks, et klastrid töötaksid, aga minu tiim ei pea nagu mõtlema selle peale, et mis see rakendus nagu päriselt teeb. Minu tiimi vaatest on need lihtsalt klotsid, mis võtavad ressurssi, aga varem oli nii-öelda olukord vastupidi, ehk siis minu tiim laias laastus tegelikult pidi ka täpselt nagu aru saama, et kui rakendus läks katki, et kuidas ta katki läks või miks ta katki läks, sest mitte kellelgi teisel ei olnud ligipääsu ja keegi teine ka nii-öelda väljaspool tööaega seda ei vaadanud. Ehk siis see ownership'i muutus on üks tohutu suur organisatsiooniline muutus ja mina näen seda, et see tegelikult tõstab nii kvaliteeti, kui ka see tegelikult tõstab sellist nii-öelda inimeste vahelist suhtlust. Ehk siis me tegelikult nüüd oleme nagu rohkem nii-öelda ühel ja samal poolel nii-öelda, et kõik on tegelikult ühe ja sama asja eest väljas. Et sellist nii-öelda tohutu suurt nagu suhtumise muudatust on tajuda. See on, ma olen tõesti ka näinud seda päris mitmes ettevõttes juba ja see tundub olevat ja ka korduv teema ja mida kõik välja toovad, et ikkagi kui tootetiim saab omale võtta selle accountability ja ownership'i mõlemad, siis mis nad eesti keeles on, vastutus ja omanditunne, mis iganes omanditunne jah, et siis see on ikka üks suurimaid liikuma panevaid jõude, et kuidas hoida oma asju hästi korras, eks ole. Meil hakkab saateaeg lõpule jõudma, kahjuks. Meil on nii palju erinevaid jutte olnud siin, erinevaid teemasid, eks ole. Kas on mingisuguseid teemasid, millest võib-olla oleks tahtnud veel nagu
niimoodi, mida te arvasite, et me siin küsime või millest me räägime, aga me ei jõudnud sinnani näiteks. Ma arvan, et selle iga punktiga tegelikult saab üpris arvestataval hulgal sissepoole minna. Noh, ma ei tea, me võime siin rääkida andmearhitektuurist, ma ei tea, Apache Icebergist ja kuni ma ei tea RDS-ideni välja, kuidas pank siis nagu nende vaatevinkist nii-öelda toimetab, kui palju me kasutame automatiseeritud tarkvara või see palju me ise teeme, eks ju, et ja noh, rääkimata juhtimisest ja sellest, et noh, siin Priidul on alati olnud mingi unistus, et kui insenerist saab juht, et mis see kogemus on, et noh, tegelikult igast asjast saab nagu päris arvestatud hulga deep dive'i teha, aga jah, et ma arvan, et võib-olla see LHV vaade nagu sellises pildis näitab seda ära, et kui palju tegelikult saab 1 aasta või 1,5 aastaga ära teha, kui päriselt on soovi, eks ju. Ja seda võib-olla ettevõtlusele tegelikult nagu välja näidata, sest noh, ei ole ka kõige väiksem organisatsioon, see on Eesti pinnal, eks ju, ja noh, mulle meeldis hüüdlause, et piraadilaev ja pole päris tavaline pank, et selles suhtes lõbus. Ma tunnen seda uhkust teie hääles, et seda on lahe kuulata, et see on nagu väga, väga inspireeriv. See on ikkagi väga muljet avaldav tööd ja nii et tõesti kiitused ka minu poolt, et see asi on teil väga huvitavalt niimoodi käima läinud ja ka, et te sellest rääkima tulete, sellepärast et meil võib olla veel selliseid projekte, millest me tegelikult ju Eestis siin väga tihti ei teagi. Et selles mõttes on väga äge kuulata jällegi. Ja me isegi siin täna ka arutasime, et ei teagi, kui palju neid outpost Eestis üldse on, et kindlasti on, aga jah, et selles suhtes selline huvitav tehnoloogiline vimpel ja noh, Etost võib ka veel omaette kunagi rääkida, et see on ka selline põnev asi, millest nagu noh, ma arvan, et tegelikult meil kui inseneridel on kohustus asi teha palju mõistlikumaks, jätkusuutlikumaks kui siin täna see võib-olla see asi on, eriti vaadates seda, mis maailmas toimub. Absoluutselt. Ma arvan jah, siin on mitu teemat, mida võiks mingil hetkel võib-olla uuesti nagu spetsiifilisemalt avada teiega, et see ongi lahe, et te olete valmis neist asjadest rääkima, et ma arvan, et see on nagu koht, kus nagu võiks kirjutada, et jätkub kunagi. Ja nende kuldsete sõnadega ja nende heade plaanidega tõmbamegi siis sinna otsa kokku. Suur tänu teile, Kain ja Mihkel, liitumast külalisteni ja Eerik, et sa aitasid, et me saime kahekesi seda saadet teha, isegi kui Priit ei ole. Aga Priit on jälle tagasi ilmselt järgmine kord. Ootame teie joonistusi, kirjutusi, liituge meie Discordiga ja või ma ei tea, jälgige meid YouTube'is, pange meie podcast'id kuskile subscriptionitesse ja kuuleme jälle järgmisel nädalal. Aitäh kuulamast! Nüüd on läbi, No nii. Purgis.